Ma tulin Eestisse, kui ma olin 3 aastat vana. Kui ma olin ülikooli esimene aasta, siis ma osalesin rahvusvaheline programm Eestis. Ja siis õppisin Tartu Ülikoolis 1 aasta. Ja nüüd ma töötan Jaapani restoranis. Ma teen süüa ja siis mõnikord teeninduses ka. Eestlastele meeldib raamen, see nuudulisupp ja siis riisikaus ka. Näiteks misosupp on tavaliselt inimestele meeldib, aga mõnikord on, et see on võõras toit. Ja eriti see küsitakse leiva suppi kõrvale, aga kahjuks meil ei ole. See on päris tihti, nagu mulle meeldib kohuke, herune supp, velivorst ja muud suppid, kartulid. Kartulikastmega ahjukartul on päris hea. Mulle meeldib Philadelphia ka. See on nagu uus maitse. Alguses oli, miks panete toorjuust sushi siit, aga tegelikult on hea. See sobib see sushi riisiga päris kokku. Oska eesti keelt, kuna ma töötan Eesti töökaaslastega. Ja nad on tore, et nad räägivad alguses inglise keeles, et mina aru saaks. Aga ma palsin, et nad räägiks eesti keeles, et ma õpiks. Mulle meeldib, et eestlased on päris tore ja kiidavad, kui ma räägin eesti keeles. See on suur motivatsioon eesti keelt õppida. Minu Eesti sõbrad kutsusid mind nende suvirasse ja matkale, et ma naudin suvi varjas metsas. Selles mõttes Eesti on päris äge, et kohe mets ja linn on kõrval. Kui ma hakkasin eesti keeles rääkima, siis inimesed muutus praegumaks ja siis ma saan suhelda klientidega. See on päris tore. Sushi on pidulik toit. Mitte nagu kodus teeme mingi lihtne sushi, aga sushi on pigem nagu pidulik. Ostame restoranist või siis tellime kaasa või. Eesti keel on raske, ka need on raske, aga jaapanlastele natuke see tähestik on sarnane, et see on see pasta. Minu lemmikulaul on Curry Strings ja nad on esinenud Jaapanis ja minu ema ka käisid see Jaapani kontserdis. Mulle meeldib laulupidu. Laulupidu on nii palju rahvas ja nad laulavad koos kullaga. See on nii hea nagu tunne. Все мы часть Эстонии.